Olete täna tulnud Jumala kotta, et osa saada sellest ülestõusmise pühapäevast. Pühapäev on üldiselt lihtsalt kokkutulekuks selleks, et me tänaksime Jumalat sellest, mida ta on teinud, tooksime au tema nimele ja kogudus on Jumala loodud, see ei ole inimeste välja mõeldud. Ja see on ainult üks asi siin maailmas, mis on elanud üle kõik katsed hävitada kogudust või organisatsioone, on kogudus, mida on püütud läbi ajaloo hävitada ja tavaliselt on seda proovinud teha kas valitsev mingi võim või kirik ise või religioon on püüdnud kogudust ära lõhkuda, lammutada ja see ei ole õnnestunud. Järelikult on midagi väga erilist selles, et on kogudus. Ja me mõistame, et täna on ka kogudus suure teatud mõttes surve all ja just vaimses mõttes, et jälle nagu rünnata. Et üldiselt, kui, ma ei tea, sõda on täna väga suur teema, aga üldiselt on väga strateegiline. Ta ei ole selline suvaline, seal on nagu väga selgelt läbi mõeldud, mis toimub. Ja siis rünnatakse tavaliselt kõige nõrgemat kohta ja sealt, kus on võimalik võita kõige rohkem. Ja ma arvan, et saatan oma paanikas arvab, et ta praegu ka kuidagi saab kogudust just rünnata eriti tema nõrgast kohast praegu. Ja ta on teinud seda läbi selle, et ta on loonud või pikka aega on koguduses olnud suur mure sellises üleõhutatud emotsioonides, milles ei raja või ei ole kinnitatud kuskile. Emotsiooni pole häda mitte midagi, emotsioon käib inimeseks olemise juurde. Kuidas ma tean, et sa rõõmus oled, kui sul ei ole emotsiooni? No, et kui ma ei ole emotsionaalne, siis sa ei saa aru, kas ma kurb või ei ole, aga kui ta on ainult tühja koha pealt, siis võime öelda, et ei ole midagi, mis jääb. Aga Jumala sõna, mida ma täna tahan teiega jagada ja annan aru, et see peab olema täna Jumala sõna, mida siin jagatakse. Muuks ei ole mul ei võimalust ega autoriteeti, kui üksnes jagada seda, mis on Jumala sõnas. Ma mõistan seda ja sellepärast võin ka öelda, et ei võta kindlasti seda ise ka kergesti. Aga ma avasin Johannese evangeeliumi ja Johannese evangeeliumis on üks selline osa, kus siis Jeesus valmistab jüngreid ette oma lahkumiseks. Ja jüngrid veel ei saa päris asjast aru, mis saama hakkab, aga 14. peatükk 13–15 salm ta räägibki sellest oma lahkumisest sisuliselt. Ja 14. peatükis ta räägib pühavaimu tulekust, aga siin on üks osa, mis mind eriti kõnetas ja võiks meid kõiki täna kõnetada. Ja see on 19. salmist kuni 25. salmini. Veel pisut aega, natuke aja pärast, ja maailm ei näe mind enam. Aga teie näete mind, sest mina elan ja ka teie peate elama. Kristus viitab siis sellele, et ülestõusmisele. Sel päeval te tunnete ära, et mina olen oma isas ja teie minus ja mina teis. Jälle ta viitab ülestõusmisele. Te saate siis aru, et ma olen isa juurest tulnud. Kellel on minu käsud ja kes neid peab, see ongi see, kes mind armastab. Tähendab, Jeesus ütleb, et mitte ainult ei piisa sellest, et me tunneme Kristust, vaid et me ka teeme, mida ta on ütelnud, siis te armastate mind. Aga kes armastab mind, see armastab mu isa ja mina armastan teda ning näitan talle ennast. Nüüd ta räägib pärast ülestõusmist, ma näitan ennast. Talle ütles Juudas, mitte Iskariot. Issand, mis see on, et sa näitad ennast ainult meile ja mitte maailmale. Sest Juudas ja jüngrid olid jätkuvalt aru saamas, et Jeesus on poliitiline messias. Ta tuleb valitsema. Kuidas saad sa nüüd näidata meile, aga teistele ei näita? Sa oled ju tulnud valitsema. Jeesus vastas, kui keegi armastab mind, pange nüüd tähele, küll ta peab minu sõna.
ja minu isa armastab teda ja mis nüüd juhtub? Ja me tuleme ja teeme eluaseme tema juurde. Ta viitab pühale kolmainsusele. Me tuleme ja ainult ei külasta sind, vaid tuleme elama sinu sisse. Kes mind ei armasta, ei pea mu sõnu. Need sõnad ei kinnitu selles inimeses. Ja sõna, mida te kuulete, ei ole minu, vaid isa sõna, kes mind on saatnud. Seda ma olen teile rääkinud teie juures viibides. Ma olen seda öelnud praegu, nii selgelt teie ees olles. Ma mõtlesin selle peale, selle sõna peale. Ja tuli selline väike dialoog mu sisse, et Elari, miks sa ei söö? Ja ma vastasin, et ma ju söön. Ja siis oli vastus, et ei, sa ei söö, sa ainult mälud. Ja see vestlus mu sees pani mind mõtlema, et mälumine on küll söömise osa, aga kui ma ei neela, siis see toit ei jõua minusse. Siis see toit jääb mu suhu ja ma mälun ja varem või hiljem pean ma otsustama, mis ma selle toiduga siis teen. Kas ma neelan alla või ma sülitan välja. Ja siis tabas mind küsimus, mida sa teed Jumala sõnaga, Elari? Nende sõnadega, mis siit lähtuvad, mida te olete kuulnud jutluse järel. Või need korrad, kui te hommikul või millal iganes te maha istute, avate piibli ja loete sealt. Mis nendest sõnadest siis saab? Kas need on mälumiseks? Mõtlen, kuulan, kirjutan märkmikusse? Või midagi juhtub nende sõnadega? Või ma neelan ja need saavad osaks minu identiteedist, et kui ma räägin sinuga, siis ma kuulen, et sa oled Jumala sõna lugenud. Kui ma näen su elu, siis ma saan aru, et sa oled Jumalaga koos käinud, sa oled lugenud tema sõna. Või on see Jumala sõna lihtsalt kuuldud, sa kuulsid seda, aga sa lähed nüüd mingisse teemasse, ükskõik kuhu, ja siis pole sellest haisugi, lõhnagi. Amen. Järelikult on suur vahe ja mina sain selle väga selgelt, et Elari, mis sa teed, kas sa sööd? Elari, kas sa mälud? Mis sa teed selle sõnaga? Lähme sellesse sisse. Muideks, see on väga huvitav, see nädal on veel ilmutuse raamat väga köitnud ja pole ime, eks ole, et me oleme sellise ajas ja siin on üks selline koht, kus samamoodi Johannes läheb ingli juurde ja ingel ütleb talle midagi sellist, et võta ja söö see ära. Ja siin räägitakse sellest rullraamatust. On see kõigile tuttav? Heseekli raamatus on täpselt sama viide sellele raamatu söömisele. Ja ma nägin hiljuti just ühte kogudust, kus siis oli trükitud paberile, söödavale paberile kirjakohad ja siis nad sõid selle ära. Et see oli selline näitlikustatud tegevus, et võtan ja söön. Aga ma tahan täna koos teiega just minna sinna sisse, mida see tähendab tegelikult, kallid, mida me siin teeme, jagades Jumala sõna. Mis see peab tooma meie elus? Midagi peab juhtuma, olete nõus? Ja ma võtsin ingli käest raamatu ning sõin selle ära ning see oli mu suus magus nagu mesi. Ja siis, kui ma olin selle söönud, mis siis juhtus? Läks kõhusse mõrudaks. Ja teate, miks või? Sellepärast, et järgmises salmis on vastus, miks ta kõhus mõrudaks läks. Sa pead jälle ennustama rahvastele, mulle öeldi, ja paganate ja keelte ja paljude kuningate kohta. Neid asju, mis ei olnud head enam. Jumala sõna, kui me sööme, on meie kõrvadele magus. Saate aru, Jumalas, eriti veel kui on kirjakohad, mis meile eriti meeldivad. Julgustuseks, ma suudan kõik temast, kes teeb mind vägevaks. See on hea kirjakoht. Ja siis ma lähen olukorda, kus
mul on nüüd see koht valida, kas ma suudan temast kõik või ei, ma ei suuda, ma võtan ühe teise sõna. Ma laenan midagi muud asemele sellele. Ja siis enam see kirjakoht ei toimi mu elus. Nüüd ingel ütleb, et söö see ära. See on sama sõna täna meile. Sööge see ära, ka arvestage, et see, kui see sõna hakkab toimima, siis see muutub meie kõhus mõrudaks. Sest meil tuleb hakata valikuid tegema. Meil tuleb seda sõna kandes sageli loobuda millestki. Ja inimesel on raske loobuda oma õigusest. Ma olen seda näinud viimastel päevadel, eriti kui sa kellega räägid, kus sa tahaks isegi natuke suunatada, natuke õpetada. Ta ei ole nõus. Ta läheb närvi, tal tulevad pisarad silmi, ta ütleb, et aga ma ju tean, kuidas asju tehakse. Sest sa ei ole nõus enda õigusest loobuma, sest Jumala sõna sa vastu ei taha võtta. Sest see hakkab nüüd midagi tegema meiega. Kas sa oled kunagi tundnud seda, et peale pühapäevast jutlust, võib-olla isegi väga hea jutlus on olnud, väga hea kõne on olnud ja neid on kindlasti palju, seesama jutlustaja, kellele Oljus viitas seal Järvamaal, et väga head jutlused, väga võimsad jutlused, aga kolmapäevaks ei mäletas enam mitte midagi. Üks aus mees on saalis. Teised on ka, usun, ma ei pane meid sellesse olukorda, aga sageli on see, et need on võimsad jutlused ja need jutlused kõnetasid meid ja me kirjutasime üles sealt mõtteid ja lauseid ja võib-olla me oleme saanud isegi mingi prohvetliku sõna. Aga siis üsna kohe varsti hakkame kahtlema, kas see üldse oli Jumalast. Sest me tuleme Jumala kotta lootuses, et Jumala sõna puudutab meid. Aga millest ma täna räägin on see, et see ei juhtu ikkagi automaatselt. Jumala sõna on välja saadetud. Mida see tähendab? Ta on kuulutatud, ta on välja öeldud. Aga nüüd midagi peab juhtuma meie sees. Me oleme käinud konverentsil näiteks kuskil ja saanud väga võimsa sõna. Aga nädal hiljem oleme endiselt samas olukorras ja täpselt sama suure segaduse sees. Mis siis, et sõna on jagatud, prohvetlik sõna on välja öeldud. Jumala sõna kehtib, ta on kuulutatud su ellu. Aga sama segadus. Oled tulnud võib-olla puudutust ülistuses, sa oled saanud, et oi, see oli võimas ülistus. See ülistus oli selline, mis rabas sind jalgadest, aga koju jõudes ei oska asju päriselt hakata teistmoodi tegema. Midagi peab nagu muutuma, aga ei ole. Ikka on samamoodi. Võib-olla ütled täna palves näiteks, et aamen selle asja peale. Ja Elari, jah. Aga nüüd järgmine olukord tuleb, siis sa reageerid täpselt samamoodi nagu ennem. Või kui täna hommikul näiteks lugesid piiblit, siis õhtul ei suuda isegi näiteks meelde tuletada, mida sa hommikul lugesid. Ja me teeme märkmeid ja need jäävad märkmiku vahele. Aga me justkui saame leiba, kogu aeg saame leiba, aga seedimiseni ei jõua. Ja üks osa sellest on seesama kiirustamine, et me tarbime Jumalat täna kiirkorras, kiiresti. Meil on suurepärased vahendid interneti vahendusel asju saada kätte. Väga kiiresti, vahetult, ükskõik kust maailma nurgast, aga seedimiseni ei jõua. Ja see nagu hüppas mulle pähe, et Elani, mis sa teed? Kas sa sööd? Ma ütlesin, jaa, ma söön. Kas sa ei näe, et ma söön? Mul on praegu piibel ees lahti, mul on ülistusmuusika taustal. Aga sa mälud. Ja ma pean tunnistama, et ma tean, et Jumal otsib sööjaid, sest ta ütleb, et ma tahan, et te sööte seda, mitte ei mälu. Johannese 14:21 on seal, kes minu käsusõnu peab. See armastab mind. Ja kes mind armastab, see armastab minu isa ja mina armastan teda ning ilmutan ennast talle. On üks tõlge.
kes peab. Minu meelest Jeesus avaldab siin midagi nagu mõõdupuu moodi, meil on vaja millegiga mõõta. Ta ütleb niimoodi, et armastus tema vastu võrdub sõnapidamine. Sõnast kinni hoidmine võrdub tema armastusega. Need on kaks nagu võrdset asja. Ja mina arvan, et me oleme segamini ajanud selle, et mitte pisarate järgi palves ei mõõdeta sinu armastust Jumala vastu. Et see ei ole mitte pisarad, oi kui palju ma nutan. Või meie palved. See ei ole mõõdupuu, kui palju me Jumalat armastame. Ja mitte selle järgi ka, kuidas me laulame. Sind armastan, Jeesus, ja sulle ma jään. Ka mitte selle järgi ei mõõda Jumal meie armastust. Ja mitte ka selle järgi, kui palju me ohverdame, kui palju me raha paneme kirikus. Ka selle järgi ei mõõda ta armastust. Vaid ta ütleb nii, armastus tema vastu võrdub sõna kinni hoidmine või sõna pidamine. Ja ta mõõdab selle järgi, kas tema sõna on meie sees elus või ei ole. Sõna pidama tähendab tereo. Tereo. See on mul terve nädal kummitanud. Tereo. Tereo on kinni. Sellel on nii palju tähendusi, aga see on säilitama kõigepealt. Tereo. Säilitama. Siis on valvama nagu aaret. See on nii tähtis. See on nagu hoidma seda. Siis ta on kinni hoidma. Sa ei lase tast lahti. See tähendab, et selle sõna järgi on järelikult ka keegi teine ütleme siis proovimas kätte saada seda sinu käest. Järelikult sul tuleb seda sõna kinni hoida. Siis siin on veel tähendus neelama ja endasse talletama, tereo. See on kõik see sama sõna. Sõna pidama, tereo. Siis ta on kestlik omaks võtmine, see on osa sinust. See ongi sinu sõna on see, mida Jeesus on öelnud, see on nüüd sinu oma. Nüüd see on üks osa sinust. Nüüd sa ei saa rääkida mingisugust kolmandat juttu või neljandat või viiendat. Ma võib-olla pean avaldama, kus see minusse nii tugevalt tuli see sõna, seda täna jagada on sellepärast, et ma olen mitmete kristlaste puhul pannud tähele, et me ei räägi Jeesuse sõnu oma elus. Ma täpselt ei saa aru, mida me räägime, aga see ei ole piiblis. Need mõtted ei ole Jumala sõna mõtted, ei enda kohta ega selle maailma kohta. Nad ei kannata piibli valguses kriitikat. Mõtleme korraks sellele, piibel kutsub meid üles mitu korda, mõtle korraks sellele, kas sa üldse oled usus. Korraks enesekriitiline, kas ma olen üldse usus, kas ma olen üldse nende sõnade taga, mida ma ütlen, et näiteks Rebecca ka täna siia tulles, meil oli Kärdiga juttu seal identiteedist ja järsku ta hüüab taga istu, et mina olen kristlane. Mõtlesin, kus ta teab sõna identiteet, aga ju siis teab. Ma olen kristlane. Ja mind nagu raputas see ja ma mõtlesin, et raputas mind. Ja mina ju küsisin seda jutlust ettevalmistust enda käest, Elari. Kas sa sööd seda sõna või sa ainult... Ja siis, kui ma nägin neid postitusi ja siis ma vaatasin, et ma ei ole kindel, et need inimesed on selles sõnas. Sest see kõik räägib millestki muust, aga mitte sellest, mida Jeesus ütleb. Mitte midagi. Tühi. Aga selle sõna tähendus on see, et võta see sõna kinni endale. Mis see sõna on? Mis ta ütleb meile? Mida ta räägib sinu olukorrast? Ja nii peab Jumala sõna kuidagi muutuma identiteedi osaks. Ja kõik, mida ma täna tahan jagada, on see, et kuidas peaks sündima. Et see Jumal, keda sina ja mina teenime, on osa meie identiteedist, meie igapäevasest elust. Mitte mingil juhul korraks nädalas või ainult olukordades, kus meil teda väga vaja on. Sest see on naeruväärne. Kas sa ise kujutad ette, et sõbrannad, kes püüab või helistab sul ainult siis, kui tal on sul midagi vaja?
ma tean, me suudame, me kõigi, on keegi tuttav sellise sõbraga või suhtega? No näe, üks on, Peeter on, väga hea. Meil on sellised, kes tarbivad meid siis, kui neil midagi vaja on. Aga mõelge nüüd korraks meie suhtele taevase isaga, see kipub ka olema selline, et kui meil midagi vaja on, siis võtame ühendust. Ja see suhe ongi selline, et kui mul midagi vaja on, siis ma annan talle teada ja siis ta hakkab toimetama. Tegelikult Jumala sõna räägib hoopis teistsugusest. Jeesuse suhe isaga oli hoopis teistsugune. Ta ütles, et ma tahaks, et te vaatate natuke edasi, kuidas ma eeskuju näitan teile. See on selline armastav suhe isa ja lapse vahel. Meie poisid olid nädal aega laagris ja meid mõlemad Kärdiga puudutas see, et Naatan helistas mõned korrad ja ei, ma helistan ainult sellepärast küsida, kuidas teil läheb. Mulle väga meeldis see. Issi, kuidas sul läheb? Ütlesin, praegu olen jõusaalis. Oi, tore. Olgu, tšau. Jumala sõna peab kuidagi muutuma meie osa meie identiteedist. Meie suhe peab Jumalaga saama mitte vajaduspõhiseks, vaid suhtepõhiseks, armastuse põhiseks. Ta peab saama sellistest igapäevareaktsioonidest nagu sinna, et me reageerime, aga reageerime Jumala sõnaga vastavuses. Mis Jeesus lubab meile, kui me nii teeme? Ta ütleb nii, et siis me tuleme, siis tuleb tema meie juurde elama. Ja mulle nii meeldis see mõte, et ta ei tule ainult visiidile. See ei ole see, et kui ma olin nüüd tubli laps, siis isa ja ema käisid mul külas. Aitäh sulle, nii tore. Vaid ta tuleb ja teeb eluasemed meie juurde, meie sisse. See on see uue templi viide. Vana tempel lammutati ära aastal 70. Juudid ootavad, et saaks 3. templit ehitada. Ilmutusraamatus on kaudne viide selle uue templi ehitusele. Aga Jeesus räägib hoopis templist, mis tuleb meie sisse. Sest ta ütleb, et te vaimus ja tões hakkate teenima Jumalat. Ta ütleb, mul ei ole enam ohvrit vaja. Mul on vaja, et te tulete Jumal, me läheme Jumala juurde. Nii, et meil on kogu olemus on üle antud talle. Mitte ainult, et Jumal puudutas mind, vaid, kuidas öelda, Jumal elab minus. Me elame sellel ajastul, kus Jumal puudutas mind. Ma ei tea, kui palju ma olen kuulnud seda. Jumal puudutas mind. Ma olen ise kogenud seda, aga ma olen jõudnud sinna, et see ei ole ainult puudutuse keskne. See ei saa olla ainult puudutuse keskne. See peab olema elukeskne. Jumal elab minus. Tema elab minus. Minu sees, ta ei käi külas mul. Ma ei külasta kirikut. Ma ei ole kirikus käia, vaid ma olen üks selles, kes ta ütleb, et Ja siin on palju rohkem kui ime või tervenemine või julgustus. See on osadus, ligiolek ja ühine elu Jumalaga. Kõik need asjad on olemas. Ei ole fragmendid. Ja mida ma usun ongi see, et te teate, Matteuse evangeeliumis räägib Jeesus sellest erinevast mullast ja sellest, kuidas seeme pannakse mulda ja mis siis juhtub ja kui te ei tea, uurige, see on Matteuse evangeeliumi 13. peatükis. Ta ütleb seal väga selgelt, see, kes võtab sõna vastu, see on kõik arusaadav. Ja nüüd on sõna hoiab. Hoiab seda, kannab vilja. Järelikult see sõna kuulamine, see, mida me siin täna ka teeme, on ainult üks osa sellest, mis peab edasi saama. Seda sõna, mida sa täna saad Jumala käest. Ja ma olen absoluutselt kindel, et ta annab. Ta annab iga päev meile kuulda ja kogeda ennast oma sõna kaudu. Nüüd on küsimus, mis ma teen sellega? Kas see saab osaks minust või ei saa? Joosua 1.8 ärgu lahkugu seaduse raamat sinu suust, vaid mõtle sellele päeval ja öösel, et sa võiksid hoolsasti teha kõike, mis siin on kirjutatud. Siis õnnestub su tee ja sul on kordaminek. Ma ei tea, minu meelest see on nii ilmne. Psalm 119.11 ma olen talletanud sinu sõna oma südamesse.
ma olen pannud selle sinna, see on talletatud, jälle hoitud seal. Et ma ei teeks pattu sinu vastu. Ma saan aru sellest, me oleme inimesed ja vaadake, kui me oleme 5000 meest ja pluss naised ja lapsed ja näinud just seda, kuidas Jeesus tegi imeteo, siis inimlikult on me tahame, et ta homme ka süüa annaks. Muideks, Jumala sõna räägibki sellest, see lugu räägibki sellest, et nad läksid teda otsima. Miks? Sellepärast, et ta oli teinud ime. Ei. Süüa said. See sõna ei olnud nende sisse läinud, see Jeesuse imetegu, kes ta on, ei jõua kohale, sorry, aga ei jõua kohale. Me jätkuvalt otsime mingeid puudutusi või mingeid asju, aga me ei otsi teda ennast, kes meid saab muuta. Me ei otsi seda, kes ta ütleb Samaaria naisele väga selgelt, sa ei anune enam. Mitte kunagi. Miks? Sest see oli see sõna, mis pidi seda tegema. Ta ei saanud aru, ta arvas vesi. Ei, vesi ei tee, sõna. Sõna muudab. Kui sa saad täna sõna Jumalalt iseenda kohta, kui sa saad sõna oma pere kohta, siis selle sõna peale läheb sõjaks. Ja selle peale läheb sõjaks. Sest kui sul ei ole juuri, sul ei ole häid praktikaid, siis mis juhtub? See sõna sulle antakse, aga see kadus ära. Ma olen nii palju näinud, kuidas pastorid ka palvetavad inimeste eest, aga siis on öeldakse, et aga pea seda meeles. Mis see tähendab? Mitte ajus, see ei ole kriitiline mõtlemine, see ei ole, vaid see on see, kas sa istutad ta mulda sügavale. Kui sa ei istuta sügavale, kui sa ei lähe sügavale, siis tulebki kohe saatan ja ütleb, et mul on sulle pakkuda üks alternatiiv, kuidas kostub. Siis sa ütled selle peale, et tundub mõistlikum antud olukorras, sest Jumala asjades on kõik seotud usuga. Saatan teeb kõik selleks, et mis on silma ees, saaks sulle nagu kohe käega katsutavaks. Jumala asjad on kõik seotud usuga. Ja usu peale käib kogu aeg võitlus. Konstantselt. Jumala sõna ei ole antud meile informatsiooniks. Punkt. Ta on antud muutumiseks. Jumala sõna peab hakkama meid muutma. Kui sa veedad Jumalaga koos aega, siis ta hakkab sind muutma. Sa ei saa jääda endiseks, su tekst muutub, su postitus muutub, su sõnad muutuvad, su palve muutub. Sest seda tema teeb. Teisiti lihtsalt ei ole vaja Jumala sõna. Vahest inimesed ütlevad, mine loe piiblit. Ma kardan seda vahest ütelda, sellepärast, et kui inimese harjumus on lihtsalt lugeda, mitte midagi ei juhtu suga. Ma tean inimesi, kes on lugenud piibli läbi kaanest kaaneni mitu korda, Koraani ka, mitte midagi pole juhtunud. Aga mida sa lootsid, mis pidi juhtuma? Sest see sõna tuleb ka vastu võtta, alles siis see hakkab tööle. Nii et kui sa oled täna tulnud Jumala kotta, et saada Jumalat sõna iseenda olukorra jaoks, siis see on täiesti tehtav. Sa pead selle vastu võtma. Armastus Jumala vastu ei ole reaktsioon. See ei ole ülistusmuusika, see ei ole valjut laulmine, vaikset laulmine, see ei ole valjut palletamine, see ei ole üldse need asjad. Need on inimese reaktsioonid, aga vaid reaktsioonivõimed, mis sünnib siis, kui me neelame selle sõna alla ja mis siis saama hakkab. Mis nüüd saab? See on armastus Jumala vastu. Iga Jumala käsu eesmärk, mida ta on andnud, iga sõna eesmärk, kui me oleme selle ära söönud, on muuta meid. Jumal tahab sind muuta. See on esimene asi, mida ta tahab kristlase, kes on juba kristlaseks saanud, kes on Jeesuse vastu võtnud oma ellu. Mida ta sinust tahab? Ta tahab, et sa muutuksid. Kas te saate aru, kui ohtlik on jääda magama? Kui ohtlik on olla rahul sellega, mis on? Ükskõik kui vana, ükskõik millises, ükskõik. Ma vaatasin huviga dokumentaalsarja Jimmy Swaggardist. Väga võitud mees.
ma vaatasin lühidalt täna, mis on saanud Marku Koivistost, Nokia suur äratus. Võimsad jumala mehed. Kusjuures Jimmy veel elab, 90-aastane. Tema teenimine ka jätkuvalt käib. Minul pole aimugi, mis tema südames käib. Aga, ja ma ei tea, mis Marku Koivisto eluski käib. Aga me näeme hoiatusi. Et kui me ei võta seda sõna uuesti ja uuesti vastu, ei söö seda igapäevaselt, siis võib juhtuda, et me ühel hetkel eksime. Päris korralikult. Ja see ei puuduta ainult uuesti sündinud kristlasi, vaid see nagu just värskelt, vaid see puudutab kõiki meid, kes me oleme aastaid kümneid olnud juba kristlased. Sellepärast mind nii nagu vaimus ärritab see, kui keegi on ülbe. Mul pole seda vaja, ma tean. Ma ei saa aru, kuidas sa saad seda ütelda. Kust sul tuleb see õigus seda ütelda, et ma tean. Ma olen. Mida see sõna täna sulle siin tähendab, mida sa oled kuulnud? Kas sind ka puudutab see, et kas on mälumine või alla neelamine? Kas sa sõna otseses mõttes sööd seda raamatut? Kas sul on vahe selles, et sõna jääb painama, jääd selle üle mõtlema natuke kodus? Või see hakkas sind muutma? Kas sinu jaoks on vahe seal sees? Lihtsalt mõtled jäi kummitama või see, et midagi hakkas toimuma oma elus? Ja ma tahan täna nagu kogudus kallis äratada meid sellele, et ei saa niimoodi. Ei saa niimoodi, et ei muuda. Ei saa niimoodi, et iga pühapäev, kolmapäev ja millal iganes koos käime. Same old. Sama vana. Sõna oli pühapäeval. Halleluja. Vaatame kõik Järvamaa kõned ära. Mitte midagi ei muutunud. Miks? Sest ei söönud. Meil ei ole midagi vaja vaadata, kui me oleme valmis, et see peab ka midagi hakkama meis muutma. See on lähtekoht, saate aru, see on lähtekoht. Lähtekoht on see, ma tulen nii nagu olen. Ma ei jää selliseks nagu olen. Selle maailma teadus ja tarkus on täis sõna, et vanale koerale uusi trikke ei õpeta. Küürakat ei paranda ka haud. Mida me siin teeme? Nagu päriselt, mida me siin teeme pühapäev järel? Kui need kaks vanasõna on kinnistunud ka mõne kristlase südamesse. Näiteks, kuidas sa õigustad oma kehva iseloomu? Ma proovisin ka, ma mõtlesin sellele. Mul on teatud iseloomu küsimused, mis mulle ei meeldi, aga teised on peegeldanud mulle ka. Et Elari, su iseloomus on selliseid asju. Ja tead, kõige lihtsam oleks mul teha nii, et aga selline ma olen. Mariann on selline ja Kärt on selline ja Inga on selline ja sellised te olete. Ega inimene ennast ei saa muuta. Need on sellised tüüpilised laused, aga ma ei imesta, kui neid ütlevad inimesed, kes ei tunne Jumalat, ei ole oma elu Jeesusele andnud. Ma imestan, kui need sõnad ütlevad inimesed, kes on kristlased. Kas mul on õigus imestada? Muidugi, sest ma olen uus loodu Jeesuses Kristuses. Milline see uus loodu Jeesus Kristus välja näeb? Halleluja. On siin keegi, kellele seda sõna on täna vaja? Minule on täna vaja seda. See sõna peab tegema midagi minu sees tänasest päevast alates. Mingi muutus, mille järgi Jumal näeb, et meie eludes on tohutu vajadus. Igatsus lausa. Kuskil, kus me kinni oleme jäänud. Kuskil, kus me oleme nagu kinnitanud Jumalale. Teate, ma ei tea, kui ma ütlen praegu seda, aga ma arvan, et see on vaimu kustutamine. Püha vaim annab mingid signaale ja ma pidevalt kustutan selle ära. Ei ole vaja. Rau. Ära nüüd kiirusta, kuule, oot, kus sa nüüd tormad? Halleluja. Kas see, mida sa kuulsid pühapäeval, elab sinu sees ka reedel, kui elus kõik rapub? Või kolmapäeval, siis kui sa tunned, et väga hull on elu?
kas see on vaid ilus mõte, mida jutlusest jagada kohvilauas või on see mingisugune ankur, kust kinni võtta, öelda, et las kõik minna, aga jätke Jeesus. Mu vennas tegi oma magistritöö vabariigi alguse aastatest, kui perestroika algas ja kuidas siis Baptisti liidus, milline oli vaimulik mõju ja kuidas ärkamine kõik alguse sai ja kuidas kogudused siis reageerisid ja ma täpselt pealkirja ei mäleta. Aga üks asi tuleb sealt välja. Heaolu kasvades kogudused tühjenevad. Majandusliku heaolu kasvades kogudused vähenevad. See oli Lõuna-Koreas samamoodi. See oli Eestis täpselt samamoodi. 1994 oli kõik möödas. Kõik. Mitte midagi polnud ärkamisest järgi enam. Hästi kiiresti käis see jõnks üles ära ja täpselt samamoodi kiiresti alla. Miks? Mind pani küsima, miks Jumala sõna sai kuulutatud? Jumala sõna oli võimas, oli võimsaid teenistusi. Hea sõna oli. Kindlasti oli hea sõna. Ma ei kahtle selles. Ja teate, ma arvan, et vahe oligi söömises. Kus kohas? Vanglas ei muutu. Muutus, just. Ei muutu. Just. Miks? Heaolu ei muutud, just. Vangla lobi oli ikka saanud. Sellepärast Jumala sõna Mooses ise hoiatab, mäletate rahvast, et kui heaolu tõuseb, ärge unustage keda? Jumalat. Ta hoiatab Iisraeli rahvast, et kui teil hakkab väga hästi minema, ärge unustage mind. Mida Jumal kutsub meid kallid täna tegema? Ta kutsub meid mitte olema kuulajad, vaid neelajad. Et me neelaksime selle sõna alla. Kui sa alustad Jumala sõna lugemist, võtad siit ühe kirjakoha, siis vaata, kuidas püha vaim saab aidata sul seda hakata sööma. See söömine on nii, see on alguses hea su suus, ta jõuab sulle kõhtu ja sul tekib küsimus, kas ma suudan seda. See on liiga suur minu jaoks. Seda on liiga palju. Kas tõesti Jumal? Ma olen liiga vana, ma olen liiga noor. Ma ei oska rääkida, ma oskan rääkida. See sõna teeb midagi inimese elus. Vaadake Jesajat, vaadake Jeremiat. Vaadake kõiki neid. Vaadake Timoteost, vaadake kõik. Need kõik, nii kui Jumala sõna tuli, hakkasid küsima, kuule, seda on liiga palju minu jaoks. Mida me tahame? Me tahame, et Jumala sõna oleks meiega, kui meil on pangakontol miinus. Me tahame, et Jumal oleks meiega, kui meil on kodus pinged. Kui mul tuleb, kui me läheme nii närvi autos ja ma tahaksin kohe, aga Jumala sõna tuleb, ütleb, et sa ei kasuta neid sõnu, Elari. Su tervis nõrgeneb, sul tervis on tuksis. Siis mis sõnu sa kasutad on eriti oluline, kas Jumala sõna või midagi muud. Või kui sa lihtsalt ei tunnegi mitte midagi erilist. Sest vaadake, tunnetega on lihtne, need kaovad, aga tõde jääb. Ja kui Jumala sõna on meie sees, siis me ei ela üksnes leivast, vaid igast sõnast, mis tuleb Jumala suust. Kui Jumala sõna on meie sees. Et me ei taha ehitada oma elu emotsioonidele, vaid tõele, mis jääb. Ja tõde on kalju, millele saab ehitada mida? Tõde on kalju, millele saab ehitada abielu. Tõde on kalju, millele saab ehitada oma kutsumuse ja oma tuleviku. Tõde on kalju. Aga kui see põhineb neelatud sõnal, alla neelatud sõnad, siis sa seisad. Küsi endalt täna, paar lihtsalt küsimus sulle. Kas minu reaktsioonid raskuste keskel on rahu või paanika? Mõtle korraks sellele. Kas minu reaktsioonid paanika keskel, kui läheb väga raskeks, on rahu või paanika? Kas Jumala sõna, mida ma kuulsin, on saanud minu reaktsioonide ja minu mõtlemise ja valikute aluseks? Kui ma olen keset seda elu, kas Jumala sõna tuleb esile? Lihtsalt küsi. Ja kui kõik vaikib, kas tema hääl jääb kõlama minu sees? Kui kõik muu on just kui mitte midagi ei ole, kas tema sõna elab minu sees?
ja minu meelest saame täna meie teiega otsustada, nagu päriselt saame otsustada. Ma ei jää kuulajaks, Jumal, ma ei taha jääda kuulajaks. Ma tahan süüa selle sõna alla nii, et see hakkab tegema midagi minu elus, minu lähedaste elus, meie koguduses siin. Kujutage ette kogudust, kus sõna ei ole vaid pühapäevane jutlus, vaid iga teisipäevane eluviis. Kus iga päev meie koguduse Eelimi inimeste, koguduse liikmete elu väljendub esmaspäevast laupäevani selle sõna olemuses. Me ei küsi üksteiselt enam, kas jutlus oli head, vaid me neelasime selle alla ja küsime, kas sa sõid täna seda sõna. Kas sa eelmise pühapäeva sõna sõid? Kas sa oled toidetud? Ja me ei ela mingisugusel imede otsingul üksnes, vaid kuidas võtta vastu elu leiba. Me ei otsi uut sõnumit. Me ei otsi uut sõnumit, vaid me tahame näha vilja sellel, mis on külmatud. Ja Jumala sõna on nii palju küllalt, ma ütlen 2000, kui ma vaatasin seda 94 lõppes, seal oli lugematu arv teenistusi, lugematu arv äratusjutlustajaid ja nii edasi. Ja see kõik sai läbi. See kõik sai kuulutatud. Jumala sõna ei tule tühjalt tagasi, mitte kunagi. Ta leiab sellel maal südamed, mis on olnud valmis vastu võtma teda. Mis mind kõige rohkem võib-olla üllatus seda jutlust ka ettevalmistades oli see, et isegi Eedeni aias ei hakanud mitte midagi kasvama ennem, kui inimene hakkas harima. Mitte midagi ei hakanud kasvama. Vilja ei tulnud ennem, kui inimest ei olnud veel harimas. Ja Jumal pani inimese harima ja see, mida Jumal täna meilt, sinult ja minult ootab igatsema, on see. Hakka harima seda põldu, mida Jumal on sinu kätte usaldanud. See on sinu hingepõld. See on see, kuhu ta tahab oma sõna istutada iga päev, mida ta jagab meile, ja et hakkaks vili kasvama. Minu meelest elame me sellisel ajal, kus meil ei ole täna teistsugust alternatiivi. Me ei saa täna öelda, et vilja pole, sest ma ei tea, vili tuleb järgmises maailmas. Millest me räägime? Ta on öelnud, et vilja tuleb kanda siin maa peal, mitte järgmises taevas. Ja sellepärast, mida Jumal meilt tahab täna, on see, et see sõna, mida me Jumala sõnast hangime või saame, ja ma kuulasin seda Järvemaa teenistust, Jumal oli oma püha vaimuga eriliselt ligi. Ja kes said, kellel kõrval olid, need kuulsid. Kes sõid seda toitu, need said väga toidetud. Tahame muudetud elusid. Tahame kogeda ise muutust elus, siis tuleb hakata sõna sööma. Amen. Paletame. Issand, me ei taha olla kuulajad. Sa ütled, et te peate olema sõna tegijad. Ja Jumal, sa küsid täna iga ühe meie käest, et kas te olete sõna, kas te ainult mälutate sõna, mõtlete selle sõna üle või te olete valmis täna tõsiselt vastu võtma sõna. Jumal, sa oled meie eludesse andnud ka prohvetliku sõna. Ja sa tahad, et see oleks sügavalt meie südames, et see elaks, et sul on oma aeg, sul on oma ajad. Kallis püha vaim, me nii igatseme seda, et sinu sõna meie eludes tooks esile viljad. Ma ei tea, kuidas on teistega, kes mind täna siin kuulavad, aga mina igatsen, et mu elu oleks muudetud elu ja näidis selle kohta, et kui ma laulan laulu, minu Jumal on suur, siis mul on iga selle lauldud laulu kohta näide. Mul on tunnistus selle kohta, et Jumal, sa oled tõeline, sa oled ustav, mitte tulevases taevas, mitte kunagi teiste eludes, minu elus. Minu elus tood sina, Jumal, esile neid vilju, mida sa tahad, et oleksid. Tervenemine, jah. Tervenemine, jah. Vastus on jah. Sinu küsimus täna tervenemisküsimusele on vastus on jah. Keegi küsis, jah on küll, saad. Olemas, võta vastu.
ära lase ainult ära röövida. Iga palve, mida me oleme välja öelnud Jumala ette, on kuuldud palve, ütleb sõna. On kuuldud ja juba astuge elus niimoodi edasi, nagu oleks palve vastus käes. See on Jumala sõna, see pole minu välja mõeldud. Ja selliselt annab Jumal meile kogeda vilju. Aitäh sulle, kallis püha vaim, et sa täna meenutad meile kõige tähtsamaid asju. Et me elaksime selles, et Jeesus, sinu armastus meie vastu saab vastu armastuse läbi selle, et me teeme seda, mida su sõna on öelnud.